Tere tulemast! Täna räägime teile ühe päris uskumatu loo sellest, kuidas psühhedeelsed seened Austraaliasse ja Uus-Meremaale jõudsid. See on lugu, mis on täis juhuseid, veiseid, jah, just veiseid, ja inimeste nutikust. Hakkame aga pihta. Nagu näete, see lugu on tegelikult palju laiem kui lihtsalt seened ise. See on uskumatu teekond, eks ju? Uudishimulikud veised, surfipioneerid, kõik see viib meid metsikult põllult otse tänapäeva koju. Ja see kõik, uskuge või mitte, saab alguse just nimelt lehmadest. Alustamegi siis päris algusest. Esimene peatükk. See ebatõenäoline saabumine. Ja siin ongi kohe see suur küsimus, see mõistatus, kuidas need, ütleme otse, sõnnikut armastavad seened üldse sinna kaugele maale sattusid. Just nimelt, kuidas nad sinna said, sest teate, need seened ei ole ju Austraalia kohalikud liigid, et nad saaksid seal vohama hakata, pidi keskkonnas midagi oluliselt muutuma. Midagi pidi looma neile täiesti uue ideaalse elupaiga. Ja vastus, nagu selgub, ongi seotud just nende kariloomadega. Peamine teooria on, et seenteosed reisisidki kohale koos esimeste Euroopast toodud veistega. Mõelge vaid, esimene laevastik saabub 1788, kaasas mõned pullid ja lehmad. Sajandi vahetuseks on populatsioon plahvatuslikult kasvanud ja kohe varsti pärast teda, voilà, ilmuvadki välja sõnnikus elavad psühhoaktiivsed seened. Juba 1934. aastal arvas üks teadlane, et just lehmad lõid neile oma sõnnikuga täiusliku kasvulava ja aitasid neil siis üle terve mandri laiali levida. Ja üks kuulsamaid neist uutest tulijatest on kindlasti Psilotsiobe cubensis. Kohalikud panid talle kiiresti ka hüüdnime, mis on ju täiesti loogiline, kui seda seent vaadata. Gold tops ehk kuldsed tipud. See nimi jäi külge ja levis nagu kulud tuli. Aga ta polnud ainus, on veel teinegi oluline liik, Copelandia cyanasens, ja selle hüüdnimi on veelgi kõnegam Blue Meanis. See nimi on lihtsalt geniaalne. Miks? Sest kui sa seda seent muljud, muutub see koheselt intensiivselt siniseks. See sinine reaktsioon ongi märk psühhoaktiivsete ainete olemasolust ja miinis viitab ilmselt ka sellele, et tegemist on päris tugeva toimega seenega. Okei, seened on nüüd Austraalias kohal, aga siit läheb lugu veel põnevamaks. Lähme edasi teise peatüki juurde. Surfari subkultuur. Sest näede, kuigi seened olid seal juba ammu olemas, kulus veel aastakümneid, enne kui keegi nende erilistest omadustest sotti sai. Ja need, kes selle vabastuse tegid, täiesti ootamatu punt tegelasi, surfajad. Ja see on iseenesest loogiline, eks? Just surfikultuur väärtustas vabadust, loodust, alternatiivseid kogemusi. Nemad avastasidki need seened esimestena. Siin on meil tsitaat aastast 1971, mis räägib ühest uuringust Lõuna-Queenslandis ja see on üks esimesi ametlikke märkeid, mis soob psühhoaktiivsete seente kasutamise otse just surfajate subkultuuriga. Ja sealt edasi läks asi kiireks. Info hakkas levima nagu kuulutuli. See, mis algas väikese surfajate kogukonna teadmisena, oli juba 1972. aastaks jõudnud ajalehtedesse. Räägiti keskkooli õpilastest, kes Brisbane'i jõe äärest Gold Topsi korjasid. Ühtäkki polnud see enam mingi subkultuuri saladus, vaid kohalik fenomeen, mis tekitas nii uudishimu kui ka, natuke paanikat. Nii. Nüüd, kui seened on avastatud ja populaarsed, peame rääkima kahest asjast. Esiteks, nende mõjust. Ja teiseks, mis on isegi olulisem, ühest väga-väga suurest ohust. Kolmas osa, mõjud ja vale tuvastamine. Psilotsübiini kogemus ise on tegelikult üsna prognoositav. See käib tavaliselt läbi 4 peamist etappi. Esimese poole tunni jooksul hakkab asi pihta. Kerge peapöördunes, nägemine hakkab muutuma. Siis järgmise tunni jooksul lähevad värvid eredamaks, piirjooned teravamaks, tekib selline ebareaalsuse tunne. Tipphetk saabub tavaliselt tunnipaali pärast. Eufooria, visuaalid, ajataju aeglustub ja sealt edasi hakkab kõik vaikselt taanduma, kuni oled jälle tagasi normaalsuses. Kõlab huvitavalt, eks? Aga just siin muutubki lugu potentsiaalselt surmavaks. Sest metsas seeni korjates, loodus ei anna sulle mingeid garantiiseid. Ja see piir eufoorilise kogemuse ja surmava mürgistuse vahel võib olla õhkõrn. Üks ainus väike viga. Ja siin ongi see probleem, kogu oma õuduses. Vaadake. Ühelt pool on psühhedeelne psilootsibeseen, teisel pool aga surmavalt mürgine galeriinaliik. Nad näevad välja peaaegu identsed. Ja mis veelgi hullem, nad kasvavad tihtipeale täpselt samas kohas, vahel lausa kõrvuti. Üks vale valik, üks eksimus ja tagajärjed on katastrofaalsed. See ongi see ohtlik viga. Ja see pole mingi teoreetiline oht, see on täiesti reaalne. Toome näite küll Floridast, aga see illustreerib probleemi perfektselt.
seal on üle 90% seenemürgistustest põhjustatud just sellest, et mürgine liik aetakse psühhoaktiivse seenega segamiseks. Üle 90%. See näitab, kui uskumatult lihtne on seda surmava viga teha. Noh, ja just see tohutu oht viiski meid loo järgmise suure pöördepunktini. Inimesed hakkasid mõtlema, et peab olema parem viis. See viis üleminekuni metsikust ja täiesti ettearvamatust korilusest kontrollitud ja ohutu kasvatamiseni. Mõelge ise, korilusel on omad ohud, eks ju. Aga mis siis, kui saaks selle kõige suurema riskifaktori, looduse ettearvatamutuse, sellest võrrandist lihtsalt välja võtta? Kui metsik loodus on liiga ohtlik, siis tuleb luua omaenda kontrollitud keskkond. Sest kui me kõik riskid kokku võtame, siis neid on päris palju. Sul on juriidilised jamad, võõral maal uitamine, ebaseaduslike ainete omamine, sa ei tea kunagi, kui tugevatoimelised need seened on. Lisaks on oht, et need on saastunud mingite põllumajanduslike mõrkidega ja muidugi see kõige hullem, surmavalt mõrgise seenega eksimise oht. Kõik see kokku teeb korjamisi ikka väga kahtlaseks ettevõtmiseks. Ja see kõik viib meid loo viimase peatüki juurde. Kaasaegne tehnika, ehk siis seente kodustamine. Selleks, et kõiki neid riske vältida, hakkasid entusiastid välja töötama väga täpseid meetodeid, kuidas seeni siseruumides täiesti kontrollitud keskkonnas kasvatada. See on tegelikult ju klassikaline inimkonna lugu, kas pole? Me avastame loodusest midagi väärtuslikku, aga samas ka ohtlikku ja siis me kodustame selle. See on täpselt sama loogika, mis viis meid küttimiselt põlluharimisele, lihtsalt seekord on teemaks seened. Ja see asi on läinud ikka väga teaduslikuks. Võtame näiteks selle G-takotis-meetodi. See on põhimõtteliselt nagu laboratuurprotseduur. Kõigepealt valmistatakse ette substraat, hakitud põhk, pärmiekstrakt, riisijahu. Siis see kõik steriliseeritakse kuumakimletes kottides, et hävitada kõik soovimatud bakteerid. Seejärel süstitakse eosed steriilselt sinna kotti sisse ja lõpuks hoitakse kotte soojas ja pimedas, et seeneniidistik saaks kasvada ning siis viiakse niiskes kambrisse, et seened ise välja kasvaksid. Kõik on detailselt kontrollitud. Kontrast on ju päevselge. Ühel pool on metsikust loodusest korjamine, täiesti ettenäematu, riskantne, hooajaline, teisel pool on siseruumides kasvatamine, täiesti ennustatav, ohutu, aastaringiselt võimalik ja ka privaatne. See on täielik vastand looduse kaootilisusele. Ja see viib meid tagasi selle suurema pildi juurde. See teekond on ju tegelikult klassikaline inimlugu. Me avastame loodusest mingi ressurssi, õpime selle omadusi tundma ja lõpuks kodustame selle omaenda eesmärkide jaoks. See on lugu teraviljast, kariloomadest ja nüüd omal moel ka seentest. See on muster, mis kordub läbi kogu inimkonna ajaloo. Ja nii see teekond metsikult karjamaalt steriilse kotini jätabki meile mõtlemisainet. Mida see kõik ütleb meie suhte kohta loodusega? Kas me oleme saamas looduse peremeesteks, kes vormivad seda enda vajaduste järgi või oleme selle käigus kaotamas sidet millegi metsiku, ehtsa ja võib-olla ka ettearvatamatuga? Selle mõttega ma teid täna jätangi. Aitäh vaatamast!